Tere kuulaja, vaata, on järgmine osa Tervisetunnil ja tänaseks külaliseks on mul Kevin. Kevinit ma kirjeldaksin siis kui endist modelli, kes oli siis nooremas eas keenuke poiss, lasi pilte teha ja samamoodi ta peale seda siis leidis enda jaoks võitluskunstid, mis on väga maskuliinne ala. Ja nüüdseks temast on saanud siis kulturismiga tegelev sportlane, kes on põhimõtteliselt kasvatanud tohutu lihasmassi endale ja võistleb. Ja muidugi ka see, et ta on ka karnivoor toitumiselt ehk ta sööb enamus aega ainult loomset liha. Tere, Kevin! Just, tere Timo! Ma esimeseks kohe küsiksin, et kuna ma ise ka olen võitluskunstis olnud, et kuidas siis sihuke modell jõudis üldse võitluskunstideni? No eks ma enne modellindust tegelesin ka võitluskunstidega küll natuke leebemalt ehk siis judoga, kuhu mu isa mind viis, sellepärast et tema arvates ikka õige mees peaks ennast kaitsma osata ja oma pere ka. Et siis tema nii-öelda suunas mind sinna ja siis peale seda veel tai-boksi ja boksiga tegelenud, lisaks ka MMA-s võistelnud, kuna nii-öelda siis püstivõitluse ja maasvõitluse kogemus on mul olemas olnud. Küll aga võtsin vastu 2 kaotust seal, aga sellegipoolest ringi ma jõudsin. Ja siis ühel hetkel kadus nagu see, kuidas öelda, kas nüüd isu ära, aga see nii-öelda teiste inimeste klobimine nii-öelda kadus ära, et ei olnud seda nii-öelda väga suurt lõvitunnet peal ja siis hakkasin jõusaaliga tegelema, kus jäin hasarti peale seda, kui nägin, et musklid hakkasid päris kenasti kasvama. Ja siis nüüdseks juba pea 3 aastat olen siis järjepidevalt ilusti jõusaalis käinud ja võistelnud ja. Aga see võitluskunstide juurde tulles veel, et ma ka nüüd olen jiu-jitsus käinud ja MMA-s ja minu jaoks tegelikult, mis ma kogesin, kui ma läksin eelmise aasta juuni lõpust vist ja see on huvitav, kuidas peas see shift muutub ehk kui iga mees tegelikult teab seda tunnet tegelikult, kui ta näiteks pimedas kõnnib, tulevad mingid kahtlased isikud vastu, siis tekib sihuke ärevus kõhtu, et okei, et nagu, mis ma nüüd tegema peaks või kuidas on nagu, et mis siis, kui nad teevad, mis siis toimuks nagu, et enamus inimesi võib kiired jalad panna minema, aga olukordasid elus, kus sa oled võib-olla, ma ei tea, oma kaaslasega kõnnid, ta on võib-olla rase, ei saa ära joosta, et kuidas kaitsta oma asja, siis mul ka käis see shift ära, et issand jumal, et kurat, et ma ei oska kaitsta, ma olen nagu 35-aastane, aga ma ei oska nende rusikatega mitte midagi teha. Et kuidas, kas sina ka panid tähele seda mentaliteedi muutusi? Ma saan aru, et see tuleb perest nagu, et isa nagu suunas, et see nagu sihuke nii-öelda tulnud nagu siukse perestruktuurist juba välja. Aga kas sa ise nagu mäletad seda või kuidas ise oled tundnud ennast, et kindlalt siukeste situatsioonides? No selles mõttes kindlasti on palju turvalisem siis tänaval käia nii üksi kui ka siis oma perega. Et mees peaks ja võiks osata ennast kaitsta, olenemata sellest, kas seda läheb või ei lähe vaja. Muidugi tuleb alati loota, et ei lähe vaja. Ja kõige parem kaklus on pidamata kaklus, mida mu isa ka mulle kogu aeg ütles. Et eesmärk selle võitluskunstiga ei ole ju kedagi teist rünnata, vaid õppida iseennast ja enda pere kaitsma. Ja see jiu-jitsul on ka tegelikult, seda kasutatakse ka just politseinikud, et kuidas siis ohutult vastast kahjutuks teha, vaata, et just see, et see löömine ei peagi nagu olema võitluskunstide eesmärk, et võib-olla mõtlema, et me läheme võistluskundi, me hakkame nüüd taguma, vaid pigem on see, et kui tulebki löök, kuidas sa kaitsed, kuidas sa nagu oma neid nii-öelda käsi ja jalgu kasutad, sest tegelikult aju ongi sihuke huvitav, et ma nagu peale seda olen mõelnud, et vaata, kui näiteks pauk tuleb ära, sa pole kunagi saanud, sa pole trennis käinud, siis see, et aju saa aru, mis toimub nüüd. Ja see on nagu loomariigiski tardud, vaata, võib sihuke olukord olla ja tegelikult minu elus on olnud sihuke situatsioone tegelikult ja ma arvan, igas sõpruskonnas kellelgi kunagi on olnud ja keegi kunagi saanud ju tappa mingil määral nagu purjus peaga kuskil käinud,
et see tegelikult minu jaoks oli nii tohutu shift ja ma soovitaks ka, et iga mees või kas või kuu aega, kas võtab mingi boksi eratund või mingi asi nagu see kuu aega, see muudab sinu mentaliteeti nii palju ja see ärevus kõhus kaob ära kohe. Et mida see, et sa, kas sa mõistad seda ärevust kõhus või kuidagi sa saad aru sellest, mida ma nagu räägin või? Ja, loomulikult saan. Et ma arvan, et kõigil on vaja ennast kindlasti kaitsma õppida ja nagu Mike Tyson ütleb, et kõigil on alati plaan, kuniks neid näkku lüüakse. Väga hea. Et kindlasti tuleb osata ennast kaitsta. Et kui siis mitte enda pärast, siis kas või oma lähedaste pärast. Ja ma ise soovitasin ka oma kahele heale sõbrale ka, et kuule, mine proovi, mine ka MMA-l hakkas just mingit algajate grupp nagu mine ja nad on öelnud ka, et see on hoopis teine kogemus, et sul tekibki see julgus nagu ja see meesenergia, sa oled nii tohutu meesenergia, nagu praegu eriti palju räägitakse sellest naise meesenergiast ja mehed on nagu bussid, et see võitluskunstid tegelikult toovad su alateadmised, toovad siukse energia välja ja naised seda panevad tähele tegelikult. Ja kui me võtame üldse ka bioloogilises mõttes, naised tahavad turvalisust, suhte üks esimesi tugialasid on turvalisus. Üks asi võib-olla materiaalses mõttes, aga see, et kas sul on turvaline oma kaaslasega olla ja see nagu mehe jaoks, kui ta tahab nagu meelitada võib-olla naisi endale ligi, see võitluskunstid on ideaalne samm, see üks samme, mida teha minu silmis ka. No just. Et ongi võitluskunstid ja suured musklid ja siis peaks piisavalt turvaline. No sulle nagu sa oled siis täiskomplekt nüüd nagu, et sulle nagu, sa oskad nagu oma käsi ja jalga kasutada, aga nüüd ongi, sa pikk sa oled? 1,88 m. Ma olen 26, et küllaltki pikk ka nagu, ega ongi, et sul nagu ohtu nagu ei ole, et naised vaatavadki turvaline inimene. Jah. Aga sealt siis lähemegi, hüppame sinna nüüd jõusaali kultuuri sisse ja ma vaatasin ka ja me rääkisime varem sellest, et sa tulid ka siis avalikkuse ette sellega, et sa siis nii-öelda jõusaalis nii-öelda võistluste perioodil ka, et sa nii-öelda siis tegid steroide nii-öelda, siis süstisid steroide ja kuidas see nagu on, et ja sa tulid avalikult välja sellele ja et räägi natuke selle koha pealt siis ja võib-olla just eeskujuna, et miks ei peaks seda kindlasti tegema? No eks kõik sai alguse sellest, et ma tahtsin võistelda ja mitte ainult siin nii-öelda Eesti tasemel, vaid ikka sellele kõige suuremale Mr. Olympia lavale välja jõuda. Aga fakt on see, mida väga paljud selle spordiala tegijad tunnistada ei taha, et sinna ei jõua ilma steroidideta. No ja siis võtsin minagi otsuse vastu, et kuna ma sinna tahan jõuda, siis järelikult ma pean tegema neid. Ja siis ma tegingi neid. Ja siis peale paari kuud tuli esimene tervisehäda, kus mul siis üle kere põlesin, silmad vesistasid. No siuke tunne oleks nagu sul 30 sekundiga oleks 41 palavik. Ja siis jäi mul see esimene nii-öelda võistluse ettevalmistus pooleli lihtsalt sellepärast, et ma ei julgenud lihtsalt enam edasi teha. Aga siis mõtlesin, et hea küll, et ju siis, ma ei tea, lendasin liiga hullult peale või mis iganes seal oli. Et jätkasin nii-öelda siis nende kasutamist, kuni lõpuks siis hakkas mulle mehe au nii-öelda lonkama. Et see oli siis viimane punkt, mis pani punkti, et sealt ma enam edasi hakkan minema. Ma korra küsin, et kas olid nagu see keskkond ka mõjutas, et õigemini, kas sa lugesid või et ütleme, et sa olid keskkonnas, kus tegelikult see oli täiesti okei, inimesed harjutasid või kuidas seda, et kuna see toimus see, et see hetk nagu, et sa otsustasid, nüüd on vaja just, et oligi see suured eesmärgid või? Ja, suured eesmärgid ja eks nüüd räägitakse ka nendest üha rohkem, et varem siin umbes kümnendit tagasi vaikiti maha kõike neid steroidide kasutamist, et aga iga mõtlev inimene saab aru, et sa ei saa 130 kilo puhast liha olla laval tavalise inimesena, et seal mingid abiained peavad sees olema, et varem sellest ei räägitud.
aga noh, kuna nüüd räägiti, siis ma ise ka lugesin ja uurisin ja siis noh, tuligi sealt see nii-öelda mõte, et jah, et kui ma tahan sinna jõuda, siis et ma pean ennast nii-öelda siis enda naturaalset keha rikkuma. Et ikkagi see mentaliteet, et muidu sa ei saa Mr. Olümpiaks, et kui sa ei süstinud põhimõtteliselt ja seda nagu oli raske nagu, et umbes, et ei, ma ikka proovin ilma, et ei olnud nagu niimoodi. Noh, selles mõttes, et kuidas öelda, et ilma tõenäoliselt ma ei jõuaks sinna lava lähedalegi. Et noh, need inimesed on ikka minust 2, 3, 4 korda suuremad ja naturaalselt söö, mis sa sööd, tee, mis sa teed, trenni, ükskõik mis pidi. Noh, ei ole lihtsalt füsioloogiliselt nii suureks saada. Et sitkemaks, kiiremaks, natukene tugevamaks, jah, aga lihaseid kui selliseid nii suuri, no ei ole kahjuks saada. Et sinu jaoks ikkagi oli see, et noh, et tervis on jaoks kõige kallis, et tunneksid oma kehas hästi, et nagu sul ei ole vaja seda ju pürgida, see on ka jälle sihuke nagu mingi utoopia võib-olla, et nagu miks me nagu vaja nii teha seda siis vaata oma kehale, eks ju. No just jah, et see viimane meheau lonkamine nii-öelda oli see kirss tordil, kus ma sain aru, et noh, et kas ma valin nüüd suured musklid või siis tervise. Ja noh, ilmselgelt ma valisin tervise, et seal oli üsna selline no-brainer otsus. Et no see on jah ikkagi vaata see mentaliteet mehelik, et no sa oled nagu turvaline sinuga olla, aga sa ei saa hakkama, nagu mehe jaoks on see, noh, see mehe au ei tööta, nagu see on sihuke, noh, see on väga nagu egole ikka väga tugev pauk, vaata, et nagu sa ei saa, mis asja nagu, et. Jah, ega sellest egost ja nii-öelda mehelikkusest seal väga midagi järgi ei jää. Et õnneks mul kõik läks hästi, et mingid püsivaid kahjustusi ei tulnud, vaid oligi sihuke pisikene ehmatushetk mul korraks. Et õnneks minul läks kõik hästi, et aga siinkohal tahaks ka kõigile öelda, et noh, tõenäoliselt need, kes on plaaninud ka kuskile suurele lavale jõuda, siis esiteks see protsent, kes nendest spordiala harrastajatest üldse sinna jõuab, on niivõrd minimaalne ja sellega käivad koos väga paljud siuksed halvad asjad, millest keegi väga rääkida ei taha. Et siin ma tahaks ikka inimestel natukene seda mõistust pähe panna, et noh, lihtsam on mitte teha, kui pärast tagajärgedega tegeleda. Jah, siin on ka, et ma sihuke filosoofiast, stoitismist Ryan Holiday raamatut Ego on vaenlane, siis seal tegelikult räägib ka just nendest suurtest tegelastest, kes on hullud pürginud kuhugi, aga ei ole räägitud seda nii-öelda tagatoa infot, et tegelikult need inimesed surevad täiesti nagu õnnetult ja ongi see tervis on käest ära ja okei, tal tegi suuri tegevusid, aga tegelikult kõige tähtsam on sinu elu siin maailmas üldse nagu. Ja see ongi see ego taltsutamine, see on hästi tähtis mehe jaoks, et kuna see ego on vaja välja tulla ja kuna mitte, et seda mina olen nagu õppinud hästi palju nüüd seda ego taltsutama, mida nagu tegelikult ka, et hästi nagu näha seda, kui sa mõistad seda ego, hästi näha seda, kui inimene räägib, et kes räägib, kas see räägib nagu tema mingi sihuke isiksus või tulebki ego välja, et umbes, et mina tean kõige rohkem, mina olen kõige parem, mina ütlen, nii on, nii jääb, et see on toidumaailmas võib näha igasugused spetsialistid võib-olla, et see nagu hästi tuleb välja nagu selle koha pealt. No just jah, et see ego on meie justkui vaenlane, aga samas ei ole ka, et nagu sa ka ütlesid, et tuleb leida koht, kus seda kasutada ja kus mitte. Et see Jordan Peterson on ka nagu sihuke hea tema see, et sa enne saab nagu selle koletiseks ja siis õpi seda koletist taltsutama, vaata. Ja, just see, ma ise kuulan ka teda, et ta ikka Jordan Peterson on jah sihuke, ise ütlesin kuulad siis jah, et ta on nagu sihuke hästi ka mul nagu aidanud mingeid asju nagu paika peas loksutada. Ja, ta õnneks räägib enam-vähem lihtsas inglise keeles, et millest saab ka nii-öelda tavakuulaja aru, et päris sihukest keerulist asja ta ei räägi, et kindlasti soovitan kõigil kuulata teda. Noh, meestele eelkõige. Meestele suunatud ta sisu on, et kindlasti kuulata. Jah, sama siin. Aga, et sa hakkasid selle jõusaaliga tegelema ja nüüd oluline osa on nagu toitumisel.
ja kui me mõtleme nüüd, et sina oled karnivoor, et kuidas sa jõudsid sellest nagu tavapärasest nii-öelda selle kulturismi, fitnessi toitumisest, kus siis on süsivesikutel hästi suur osakaal sellele teise äärmusesse. et ma olen siin varem ka vestlusi teinud kahe naisterahvaga, Miina ja Indraga. aga lihtsalt, kuidas see tul tekkis see mõte nagu teha see, et kuna see uskumus on kõik seal nagu päris sihuke ühesugune? Siin tuligi mängu see, kui ma nii-öelda nende steroidide pealt maha tulin, et otsustasin tervise esikohale panna. Ja siis sealt ka Indre käest nii-öelda kuulsin natukene selle karnivori kohta, siis ma hakkasin ka ise rohkem uurima selle kohta. Ja siis võtsin ka vastu otsuse, et miks mitte proovida seda. Et muidugi kulturismiga seoses see ei ole jah just kõige parem variant, et massi taga ajada on kõige lihtsam süsivesikuid süües, koos muidugi valguga, et lihastel oleks millest ennast ehitada. Aga tervise mõttes on, ma leian, kindlasti parem kui süsivesikuid süüa. aga sa kohe tundsid, sa tegid vahepeal nagu ikkagi seda normaalselt ka nagu siis mingi hetk tegid selle shift'i või? Et sa nagu, kuidas see nagu peale seda steroide, siis sa läksidki kohe karnivori peale, et sul ei olnud vahepeal sihukest nagu, et sa tegid normaalselt seda süsivesiku mingi dieeti või? Fitnessi. Kui ma ära lõpetasin, et siis ma üsna koheselt alustasin ka oma karnivori teekonda. Et muidugi enne seda jah, ma sõin hästi palju süsivesikuid, aga siis hakkasin neid üha rohkem ja rohkem välja jätma. Miks? Siis oligi see, et sa vaikselt nagu liikusid siis sinna nagu karnivoori. No vaikselt jah, et kuna ma ikka enda keha tunnen nii palju ja tean, mismoodi ma pean mingite teatud sorti dieetidega alustama, siis päevapealt maha jätmine nii-öelda ei ole minu stiil. Ma pean ikkagi vaikselt hakkama asjadest loobuma, et mu keha ja vaim nii-öelda ära harjuks nendega. Ja siis on mul palju lihtsam kõik lõppude lõpuks siis nii-öelda maha jätta. Okei. Ja mis muutusi sa siis tundsid, ütleme, et sinu jaoks oli ikka katsetamise, et mida sa nagu tähele panid, siis me võime siit kohe, et kindlasti nagu see, et rasvaprotsenti saab kiirelt nagu maha sellega, kui me süsivesikud välja lülitame. Aga kas sa ise nagu tundsid kohe, et need isud võib-olla või mis võib-olla muidu vaevab seda spordiala ja versus nagu see, kui sa oled karnivoor? No jaa, kindlasti, et isud kadusid, energiat oli kõvasti rohkem, hommiku ärkasid, ei tundnud kuidagi seda brain fog'i, et said põhimõtteliselt kohe voodis krapsti püsti, ei olnud mitte mingit häda, ei tahtnud äratuskella uuesti snuusile panna, et natuke 5 minutit juurde saada. Ja isud jah, kadusid ära. Aga nüüd nagu kohe siin tekib võib-olla see, et nagu energiat, mis mõttes, et süsivesikud annavad energiat, et nagu selles spordialas ka, kui võib-olla küsida mõne teise kulturismi käest, siis nagu ütleb, et nagu issand, su aju vajab ju süsivesikut, et sul oleks nagu energiat, et kuidas me nagu põhjendad seda olukorda nüüd täpselt, et nii-öelda sellest, meil on teine kütus ka, et nagu räägi siis paari sõnaga sellest, et kuidas, või sinu käest küsitakse seda vaata, et kuidas sul energiat, mis see siis tähendab, et kui sa ei söö süsivesikut, et sul ei ole energiat just järelikult. No jah, et võiks ju nii mõelda, et ei ole. Aga seal jah, et keha siis seal nädala-2 jooksul olenevalt inimesest läheb ketoosi, kus ta siis vahetab enda energiaallika välja, ehk siis hakkab rasva energiaks kulutama, mitte enam süsivesikuid, kuna neid lihtsalt ei ole ka enam sul. Ja kuna rasva on meil kehas kõvasti rohkem, seal kuskil olen lugenud, et 34 000 kilokalorit on meil rasva kehas, siis meil ju tegelikult ei olegi vaja süsivesikuid uuesti kogu aeg peale süüa. Ehk siis ongi, kui sa sööd 1 portsu süsivesikuid ära, siis keha kulutab ära selle mingi aja jooksul. Ja siis ongi jälle kõht tühi. Ja siis
see ongi nagu justkui sõltuvus, et kõik see süsivesik ju seedib suhkruks ja suhkur on ju justkui nagu narkootikum nii-öelda, et mille kõigega seda suhkrut siin võrreldud on. jah, et jah, et see on jah, et ütleme, et jah, et meie kehal on siis nagu glükogeenivaru, et süsivesiku varuaine, et sina siis, kui sa lähed nagu lõpetad ära, siis hakkab alguses sööma seda glükogeenivaru, et see on siis teatud osa on ju meil maksas, teatud osa lihastes. Maksas on vähem, võib-olla seal kuskil 400 kalorit, siis lihastes võib-olla 2000, see oleneb vist sellest. Aga jah, et kui vaataja mõtleb ka, üldse ka, kui ma ka räägin siin nagu tänapäevase toidumaailma, tegelikult me peame vaatama ajast tagasi, et see sinu toitumine tundub nagu ekstreemne. Muidugi ma ei ütle seda, et seda peaks tegema, vaid me peame mõistma seda, et kuidas vanasti toituti tegelikult, et siuksed saated on ka Ultimate Survivor, et inimesed on kuskil nagu pikalt saare peal. Ma mäletan, see rekord oli vist mingi 80 päeva ja nad põhimõtteliselt sõid toitus, õigemini ta toitus oma keharasvast. Ja lõpuks lihtsalt oligi need, kellel see kauem vastu pidasid, kes sai kala kätte, kes ei saanud, aga nad olid Alaskal, ei olnud. Et need siuksed saated tegelikult panevad mõistma, et inimene saab väga hästi hakkama, aga me pole harjunud sellest, meil on kogu aeg harjunud näksima, kogu aeg see ongi see esimene kütuseliik on nagu kohe saada kätte. Ja see on see, et ja see sinu puhul meil tekib ka see adaptsioon, metabolic flexibility, see sõnaga tegelikult, mis on hästi oluline mõista, et miks sul isud kaovad ära. Et ma olen sellest nagu rääkinud, Eestis räägitakse vähe, et selles Silja podcastis ma rääkisin sellest metabolic flexibility'st, ma tahan sellest rohkem ka rääkida tegelikult, sest see nagu tekitabki sinu kehale selle olukorra, kus sa siis isud kaovad ära, sul ei ole nagu vaja mingit magusat, sul ei ole nagu siukseid, et emotsionaalset söömist võib-olla isegi, et on põhimõtteliselt niimoodi või kuidas sa lisaksid mulle siia jutule juurde veel? No just, et kuna ma ennem ütlesin, et siis süsivesikuid meil ju keha seedib tehniliselt suhkruks ja kuna suhkur on justkui selline sõltuvust tekitav toitaine, siis meil ju aju hakkab ju kogu aeg seda juurde nõudma. Et ja kui sa selle kõik endale ilusti välja jätad, siis muutub ka nii-öelda ajukeemia ja siis sul kaovad ära isud koos selle suhkru tarbimisega ja ei tunne vajadust ja keha ei nõua enam, sellepärast et kui sa ka oled ilusti suutnud need 2 nädalat vastu pidada ja keha ketoosis on, siis need kaovad ära ja tõenäoliselt ei tule ka neid isusi nii kergelt, et isegi kui mingi mõnus pitsalõik kuskil lõhnab, siis ei hakka ila jooksma. Varem oli jah, varem hakkas ila jooksma. Ja need Rimi pitsad, kui ma sealt pidevalt mööda käisin, siis ikka paar lõiku tuli peaaegu alati kaasa. Et aga see igasugune jah, et minul, ütleme mina, kui ma muutsin ka oma toitumist 2018, ma olin ka eeldiabeedi seisundis, mul oli kogu aeg isud, ma sõin iga 2 tunni tagant. Siis ka, kui ma tegin mingid shiftid ära, ma tegin nagu hommikusöögi, tegin endale nii-öelda ketoks, siis ka tegelikult muutus hästi palju. Mu emotsionaalne tasakaal läks paremaks, mul kadusid need isud ära, et see tegelikult ei ole ainult see, et nagu inimene peaks karnivariks hakkama, et hästi teatud sammudega on võimalik seda tuua endale, et kui sa ikkagi saad süsteemist välja, et siis nagu on see võimalik niimoodi, isegi ma tarbisin süsivesikuid. Et ongi see, et seda vähendada lihtsalt, et ei ole see, et igas toidukorras on see kombeks, me peame saama neid süsivesikuid. Et seal nagu on need kiudained sees, mida ka siis nagu hullult nagu propageeritakse, et sinu käest ma küsin ka, et nagu kiudained, sa ei söö eriti nii palju, et kuidas sul siis nii-öelda soolestik läbi käib? Kõik töötab ilusti? Ja, kõik töötab ilusti, sellepärast, et nii-öelda liha ja muna nii-öelda siis biosaadavus on inimesel palju kõrgem kui siin muude asjade puhul. Et mu keha suures osas siis seedib ära kõik, mis ma endale sisse panen, et ja kui midagi sealt peakski üle jääma, siis see on nii minimaalne võrreldes siin siis kiudainete või muude süsivesikutega, kus siis võid käia, ma ei tea, kuni 7 korda, nagu ma ise käisin siis, kui ma sõin süsivesikuid, et praegu siin ülepäeviti või päevas korra maksimaalselt, kui sedagi.
et, et et see, ütleme, et mida rohkem muskleid või mida suurem sa oled, siis ongi see, et nagu sul lihased tahavad rohkem energiat ja süsivesikud käisid kohe nagu tulid kiirelt kuidagi või kuidas see nagu siis, kuidas see oli? no eks selles mõttes jah, et mida kõrgemaks kaal läheb, mida suuremaks musklid, et seda rohkem pean sööma ka kogu aeg ja siis sealt ka pean rohkem alati vetsus käima, et et siin ka kohe toon ka, et kui me nagu mõtleme üldse, et millest nagu keha on tehtud, meie nagu füüsiline keha, siis tegelikult ongi, meil on aminohapped vajalikud ja rasvad ja meil on siis süsivesikud ka, aga point on selles, et süsivesikut me saame kasutada ainult energiaks. aga valgud ja rasvad me ei kasuta ainult energiaks, vaid see on ehitusmaterjal. kolesterooli kasutatakse hormoonide juures, valke on ülesehituseks vaja, tegelikult need 3 makrotoita, need on erinevad, need erinevad mõisted nagu, et justkui ma kuskil kuulsin seda täpselt, et kui meil nagu räägitakse, et nii-öelda, et meil on vaja söögist energiat, et liikuda edasi nagu auto näide, et eks me tangime selleks, et me saaksime sõita kuhugi A-st punkti B. aga süsivesikud on see, et saabki ainult seda kütust panna sisse, aga sellega ei saa nagu autot korda teha millegiga, noh. just. valgud ja rasvad on see, et me saame nagu paaki panna, aga me ehitame ka need kruvid, mutrid, asjad, kõik, mis on nagu meil autol funktsioneerimiseks vaja ja nii siit tulebki see hästi suur erinevus tegelikult, et me ei saa vaadata nii-öelda, me peame vaatama neid asju üldse erinevalt. jah, mina olen selle väitega nõus. On hea ja lihtne seletada. ja no ma seda väidet, kui ma õppisin ka toitumisnõustajaks ametlikult, siis ma küsisin seda nagu, et meil on nagu asendamatud aminohapped, meil on asendamatud rasvhapped, aga meil ei ole nagu asendamatud süsivesikuid. Ja siis on see, et noh, et miks me sööme nii palju, miks meile soovitakse 50-60% seda energiat ainult, aga meil ehitusmaterjali peaksime nagu vähem sööma tegelikult, mille peal meie keha funktsioneerib täisväärtuslikult. Sellele nagu vastust ma ei saanud normaalselt, et eks nagu arusaadav, kuna see ühiskond on ikkagi nii-öelda reguleeritud mingid asjad, et siinkohal nagu ongi see, et iga inimene ise peab mõistma tegelikult seda. noh, eks peab ise järgi proovima ja uurima ja vaatama erinevaid lahendusi, et neid dieete on ka niivõrd palju siin maailmas, et jah, aga see toidumaailmas on jah, ma segan vahele korra, et ongi see, et hästi paljud erinevad ja see ongi see kognitiivne dissonants, meil on hullud uskumused ja toidumaailm ongi sihuke, et noh, kes usub seda, kes usub seda asja, mina nagu olen ka võtnud selle, et noh, et nad kõik töötavad, aga noh, sa ei pea kogu aeg olema selles ekstreemses seisundis, et noh, see, kui me räägime jälle karnivoorist, et sa ei pea seda 100%, sa võid kasutada seda, ma ei tea, päevas, ma ei tea, 2 toidukorral või mida iganes, vaata, et nagu, et see uskumus, et igast dieetide suhtes ka, et noh, kaloride lugemine ka tegelikult on dieet, noh, aga kas iga dieeti, kui sa teed nagu pikemat aega ühtemoodi, see tegelikult toob mingi tagasilöögi, noh, võib teha, noh. et me peame nagu mõistma seda, et me peamegi muutma teatud eluetappidel teatud päeva ülesehitus, neid erinevaid dieete, me peame mõistma, milleks nad teada olla, et noh, taimetoitlus ka, et võib-olla surutakse seda, muidugi see on hea, aga seda ei pea tegema terve päev, et seal on erinevad miinused ka selle koha pealt, et seda enam see vaadata tagasi evolutsioonis, et sealt tegelikult tulevad need tegelikult tähtsad elemendid, kuidas inimrass on jõudnud sellisesse seisu, nagu kus ta on praegu. jah, noh, et jah, kui ajas tagasi vaadata, ega neid süsivesikuid meil ei ole ju peaaegu mitte kunagi olnud. Et suurem osa oma nii-öelda inimkonna ajaloost oleme ikkagist liha ja rasva söönud ja liha veel suurem osa ajast toorelt. Et siin jah, tekib küsimus, et keda nüüd uskuda, et kas seda terviseorganisatsiooni, kes käseb meil ilusti süsivesikuid süüa nii palju kui võimalik põhimõtteliselt. Või siis korraks mõelda, et ahah, inimesed ju tehniliselt ei ole kunagi süsivesikuid söönud. Ja evolutsiooni mõttes see aeg, kui me oleme neid söönud, on ikkagist väga väike aeg. Et pigem on ikka
mõistlik süüa nii, nagu me kogu aeg söönud oleme. no ütleme, et Mina tegelikult leian ajaloos seda. ei peagi nii kaugele tagasi minna, et ma soovitaks kuulajatel küsida nagu oma vanaema käest, oma ema käest tegelikult, kuidas siis söödi, noh. et põhiline toit oli võib-olla kartul, noh, ei olnud ju mingit pastat, makarone ei söödud eriti, noh, et see kartul oli tegelikult nagu üks põhilised, mis on ka minu nagu lemmik õhtusöök tegelikult, mis annab suure tärklise, ma laen ennast õhtul kõige rohkem süsivesikutega peale nagu trenni eriti, et tuleks hea uni ka, et ma olen aru saanud täpselt, mulle see kartul sobib, see toob nagu, täidab mu glükogeenivaru, aga samas noh, ongi, et ja evolutsioonis mõttes ongi, vanaemad, vanaisad oligi, leiva peal oli kõvasti pekki, suur pekk, võeti sealt suurest tünnist apendatud kapsast, fermenteeritud toitu ja noh, see oligi tegelikult, see on hästi lihtne, me ei pea kaugele minema, lihtsalt, et kui su vanaema elab 90-aastaseks, siis küsi, mida ta sööb, noh, et minu vanaema nüüd saabki 90 varsti, noh. ja ma jälgin, minu vanaisa suri Alzheimerisse ja mis oli see, et noh, temal nagu oligi see, et tal meeldis hullult magusat süüa, kogu aeg sõi magusat, kogu aeg näksis. ja Alzheimerit ka tegelikult nimetatakse ka 3. tüüpi diabeediks, noh, et meil tekib insuliiniresidentsus ajus, glükoosi ei jõua sinna, ta ei suuda seda ketoosis olla, sest keha ei ole harjunud olema ketoosis, ta ei ole adapteerunud nii-öelda. aga hästi nagu palju, kui teil on nagu kellegi lähedased dementsed või ongi Alzheimer, siis küsige nende lähedaste käest, et mis on nende elustiil olnud, et just toitumise ja une suhtes. ma näen hästi suurt seost seal. Jah, jah, ma olen ka igast lugenud neid huvitavaid artikleid, mis siin toitumise ja nende tänapäeva haiguste vahel seos on, et suurem osa on ikkagi toiduga seotud. et noh, ülekaalulisus, diabeet, kunagi neid väga peaaegu et ei olnudki, aga mida rohkem aega edasi, seda suuremaks need numbrid lähevad, kui palju inimesi meil ülekaalulised on ja diabeedikud, et mõned lihtsad nipid välja jätta, see on suhkrud ja ma ei tea, karastusjoogid näiteks, siis tõenäoliselt need numbrid hakkavad natukene kukkuma. jah, see karastusjook on jah, see vedelsuhkur on nagu kõige hullem, et ta nagu imendub hästi kiiresti, noh, ta on puhas süskar ja noh, see ongi see, et kui sul see maksaglükogeen on täis, hakkab üle ajama ja tehakse rasva, varuenergiat, sellepärast et see ongi nagu noh, turvaline kehale, et see rasv on ju selle jaoks loodud, see keharasva tegemine läbi lipogeneesi, et meil nagu ongi see, et nagu, et meil oleks siis külmadeks aegadeks, aga samas on see, et noh, meil ei ole kuhugi seda panna enam. varud on täis, et noh, teeme rasvaks. Just. et aga siit edasi, et ma ikka tahaks seda valgu tarbimist ka nüüd rääkida, sina oled karnivoor ja sööd hästi palju põhimõtteliselt valku, aga mida sa nagu sellest, mida sa näed praegu selles üldse nagu tavapärases toitumises, võib-olla, et üldse kulturismiga inimesed teavad, et te tegelikult kaalute nii-öelda valku ja mina nagu näengi seda suurt probleemi, et kui meil soovitakse protsentidega süüa valku 10-20%, siis vanusega see peaks kindlasti tõusma, kuna siis meil hakkab esinema sarkopeenia ja minu arust nagu peaks üldse nagu grammidega, on see niimoodi vist, te vaatate rohkem asju grammidega, eks, valgu suhtes või? Ja, noh, põhilised ongi siis need 3 makrotoitainet siis, või noh, need makrodeks kutsume neid on rasv, süsivesik ja valk. Et noh, minul küll need süsivesikud on väljas, eks minu see protsentuaalne rasva ja valgu suhe on seal kuskil 65% rasva ja 35 valku. Et seda on minul endal küll päris raske nagu hoida niimoodi, sest kui ma olen suur mees ka ja siis mul see valk tuleb sinna kuskil 200 lähedale natukene peale, siis pean umbes 400 rasva sööma, umbes niimoodi seal 300 natukene peale. Et aga tavainimesed 1 gramm kilogrammi kohta oleks mõistlik, et ma siin just ise ka vaatasin seda Maailma Terviseorganisatsiooni, siis nemad soovitasid 0,83 grammi. Et see on ikka minu meelest natuke liiga vähe, kas või täiesti tavalisele inimesele, kes otseselt sporti ei tee, aga
mina pigem isegi rohkem. ütleks ka kuskil 30+ inimesel võiks olla 1,3 kuni 1,6 isegi, et õigemini see valgu omandamise võime, see valgusüntees hakkab järjest kehvemini toimima, ehk me peame nagu vanemas eas seda valgu osakaalu tõstma. Ja kuskil ma vaatasin mingi värskeid uuringuid nagu just, mis on randomiseeritud need, et siis oli kuskil jah, et 1,3, 1,6, 1,6 oleks sihuke, aga ongi see, et seda täpselt ei oska öelda, kuidas see nagu on, et see valgu kvaliteedist nüüd oleneb ka see asi, et noh, mis on nagu see, mida ma ka üritan rohkem rääkida, et see valgu koostis, taimse valguline koostis, kui seal on 25 grammi taimset valku versus 25 grammi siis loomset valku, siis noh, see omandamise võime on hoopis teine võib-olla. No loomulikult, sest noh, loomusest valgust sa saad suurem osa kätte, seal ikka need pigem jäävad sinna 90+% juurde, mis sa sealt ära omastad, aga noh, taimse valguga, no need näitajad on noh, pigem halvad ikka seal alla 50 ja mõni üksik on seal võib-olla 50 lähedale. Et see kogus, mis sa ikkagist pead ära sööma, on noh, nii meeletult suur, rääkimata siis igast aminohapete sisaldustest, mis sa sealt ka samuti kätte ei saa. Et need kogused, mis sa peaksid ära sööma, et noh, tegelikult seda kätte saada, siis noh, need võivad seal kilodesse minna, ja kes ei jõua nii palju toitu ära süüa. Kuigi nagu jah, isegi vist on ju mingi taimetoituse peal olevad need kulturismiga tegelevad vist mingid näited nagu on. No jah, aga tuleb natukene siis tagasi vaadata, et millega ja kuidas nad nii suureks said. Et jah, et kui sa oled terve elu siin liha söönud ja mida veel teinud ja siis üks hetk ütled, et ma nüüd olen vegan, et näete, nii suuri muskleid saab ka veganlusega, siis noh, tegelikult ei saa, et tuleb ikka vaadata, kuidas ta need musklid sai ja siis, kui ta reaalselt saigi need taimetoiduga, siis hea küll, söön oma mütsi ära, aga tõenäoliselt ikkagist on nad kõik liha peal olnud. No kindlasti nagu valgupulbrid ka nagu, mida nad siis võtavad võib-olla, okei, see võib-olla aitab natuke, aga päris toiduga seda lihtsalt, ma arvan jah, seda valku kogust kätte ei saa võib-olla, et noh, naiste puhul on nagu lihtsam see võib-olla saada, aga kindlasti jah, taimne valk peaks olema siis kindlasti juures seal nagu ja. Aga seal ongi see, et kui sa ostad ainult ühesugust taime, sa ütled, et võtab mingi hernevalgu isolaadi või siis on mingi kanepi isolaat, siis tegelikult ka aminohapete koostis on erinev neil. Et mõlemal ei ole samasugune see, et nagu sa arvad, et noh, et see hernes on võib-olla küll nagu küllaltki nagu kõrgem, aga lihtsalt ongi, sa ei saa nagu aminohappeid kätte nagu sealt. Ja siis peab kombineerima üldse neid taimseid valke, mingi kartulivalk, mis pidi olema ka sihuke hea maisivalk. Et see on nagu. Ja, eks need ole erinevad, et ma nii põhjalikult neid valgupulbreid ei ole ise uurinud ega ka nende nii-öelda siis aminohapete profiili. Et noh, mina ikkagist usun, et nii-öelda täistoit on kõige parem, et mis siin ongi liha ja siis näiteks kas või kartul, et kui neid ilusti süüa, siis saab oma kõik päevased vajadused kätte, mis on siis vajalik kas tervislikuks eluviisiks või musklite kasvatamiseks, et kuidas kellelgi see eesmärk on. Aga ütleme karnivoorina, me vajame ikkagi süsivesikuid, et see insuliin tõuseks, et siis saaks nagu lihast kasvatada. Kuidas sinul nagu praegu on sellega, et sul on süska all, et kuidas see lihast kasvatamine üldse on? Eks lihast karnivoorina ongi natukene raskem kasvatada. Mitte küll võimatu, aga jah, ma pean tõenäoliselt veel rohkem rasva sööma hakkama aga noh, see ilmselgelt võimatu ei ole, aga tõenäoliselt on see natukene raskem kui süsivesikutega, et süsivesikud nii-öelda ladestuvad üsna ruttu lihastesse ära, aga need rasvad ja need pigem seda kasvuefekti juurde ei anna, vaid pigem aitavad säilitada lihast ja lihase tihedust muuta. Et aga jah, süsivesikud massi lisamiseks on väga hea valik. Aga sa ei ole mõelnud näiteks, et ongi tood õhtusse näiteks mingi süsivesikut või kuidagi sa ei taha nagu sellest karnivoorirattast nagu üldse välja tulla või kuidas see nagu selle koha pealt nagu on? Et miks mitte nagu võtta nagu mingi hetk korraks tood kiirelt sisse, ma ei tea, üks toidukord, laed seal kartuliga ja siis jälle nagu võib-olla mis efekti see võib teha nagu negatiivselt ka midagi või, kui sa oled nagu ketoosis terve aeg olnud, et? No tõenäoliselt jah, et ma siin mingid vahed olen ikka
nii-öelda vahepeal patustanud ja eks see kohe annab ikka tunda, et mul kõhus on nagu siis mingi telliskivi sees, mis ei taha sealt välja minna ja keha hakkab kohe vett nõudma, sellepärast et süsivesikud tahavad ka vett saada. Või nii-öelda süsivesikud hoiavad vett kinni õigemini ja siis tekib nagu väga suur joogijanu. Et põhimõtteliselt nagu tahaks mingi kraani all olla ja lihtsalt seda vett juua ja juua ja juua. Ja siis eks tuleb see hommikune brain fog ka tagasi ja see üsna ruttu, et ongi, et üks päev sööd, õhtu siis või kogu päeva ja siis juba järgmine päev tunned, et kõht on, mis see sõna on, bloated ja siis hommikul raske ärgata, et kõik need asjad tulevad päris kiiresti tagasi. Et isegi nagu täpselt see nagu õhtusööki tood nagu siukse normaalse teravilja sisse, ütleme kartul ja kohe võib olla see, et raske kuidagi seesamad sümptomid tuleb peale nagu sellest mingit väiksest ka nagu mingit 100 grammist, mingist aeglasest imenduvat süsivesik ikkagi teeb sama asja. Nojah, ma ei ole päris niimoodi õhtul proovinud, aga jah, et näiteks nüüd ma alles hiljuti käisin võistlustel, et siis ma teadlikult lubasin endale igast jäätiseid ja pitsasi ja friikartuleid ja mida iganes. Et siis see andis nagu kohe tunda, et seedimine läks natukene luhta kohe ja nii-öelda hakkas rohkem tööle, kui ta oleks pidanud töötama. Ja üleüldiselt päris paha oli olla nagu kohe ja tuli kohe selline toidupohmakas ka, et järgmine päev oli niisugune väga ebamugav olla. No sealt kohalt võib-olla vaata, kui ongi siuke patu, siis võib-olla vaata gluteeni vältida. Gluteen on nagu hästi raskesti vaata. Võib-olla siuksed kartul, bataat võib-olla, mis ei ole nagu nii hull, et võib-olla katsetada siuksega vaata. Et mitte nagu patustada selles mõttes panedki jäätist ja kohe ja mingi pitsat nagu, mis see pitsa nagu ongi hästi raske tegelikult vaata. Et võib-olla siis proovida nagu siukse nagu teha katse vaata, kui sööd siis võtad need bataadifriikad ja vaatad, mis need teevad. Ja seal ma jah lihtsalt andsin endale peale võistlusi vabad käed, et söö, mis pähe tuleb. Et aga kindlasti ma arvan, et see on hea mõte mul testida ja vaadata, et kuidas, mis töötab. Ja selles mõttes teha, see oleks nagu endale ka huvitav teha täpselt. Võtadki nagu võtta ette nagu õhtu näiteks, võtadki mingi, ma ei tea, 200 grammi või 100 grammi kartulit ja vaatad, mis siis toimub nagu, et kuidas see nagu, ta laeb glükogeeni mingis mõttes. Aga kui sa karnivoor, kes glükogeenid on tühjad, ei ole ikkagi kuidagi nagu seal on ikkagi mingi varu või? Või ta ikkagi ongi, ma just mõtlen praegu kõvasti, kuidas sellega on, et su glükogeen on kogu aeg tühi siis põhimõtteliselt. Kui ma ei eksi, siis peaks olema jah tühi. Meil ei tule seda kuskilt peale. Aga jõudluse mõttes sa ei ole kaotanud, eks ka, kui me ütleme, et me lihas võtab energiat kiirelt sellest glükoosist, saaks hästi kiirelt, nüüd sa paugutad siis seda jõudu. Kas selle karnivoordieediga on kuidagi jõudlus alla läinud ka juhuslikult või? Ei, energiat ja kõike on ja jõudu otseselt kadunud ei ole. Et minu meelest trennid lähevad palju paremini, kui läksid süsivesikutega, sellepärast siis ma ikkagist pidin mõtlema, mida ma eelmine päev söön, mida ma enne trenni söön, mida ma hommikul söön, et nagu ikkagist nagu pidi hoolikalt läbi mõtlema, et nagu, mis mul seal toidulaual on, et mul trennid oleksid võimalikult head ja nii-öelda see pumba efekt lihastele tuleks, et aga praegu küll jah, seda pumba efekti nii võimsalt ei tule, aga seest on mul trennid kõik sellised stabiilsed, et energia on kogu aeg sama ja enesetunne, et selles mõttes, et ma ei pea muretsema, et ma nüüd üks päev lähen trenni ja tunnen ennast halvasti, sellepärast, et ma eelmine päev sõin midagi halvasti. Et karnivorina sa tehniliselt võid jätta eelmine päev söömata ka ja sul ikka ei juhtu midagi, sellepärast, et sul keha võtab energiat rasvast. Aga see on vist tähtis nagu see, vaata, kui see üleminek, vaata selle üleminekul, kui sa teed juhuslikult, siis võib olla nagu midagi halvasti, et ütleme, et su keha nagu sellest glükogeenist sõltuv süsivesikust, nüüd see hakkab minema vaikselt, see ei ole ära adapteerunud, siis on see, et siis selle 2 nädala perioodi jooksul toimub ikkagi sihuke nagu mingi nagu jõuetus või pigem ei tohiks nii kõvasti trenni teha või kuidas see üleminek, oskad sa seda kirjeldada? Seda kutsutakse selleks ketofluuks, et sul keha lülitab ümber ennast siis süsivesikutelt rasva peale
just energiavaru ja siis sul jah, võivad seal palavik tekkida, väsimus, kõik siuksed ebameeldivad tujud võivad tulla ja isud ja mis iganes. Et siis tuleb lihtsalt nii-öelda vastu pidada ja keha siis seal ja mineraalidega laadida, et need lähevad ka välja sealt. Et ja, et see üsna siuke ebameeldiv võib olla, et seda ma jah kuulsin ka täpselt seda keto food, teinekord võib olla pigem see, et kui inimesed ka teevad ketodieeti, nad need mineraalained unustavad ära, et nad ei lisa piisavalt, kuna siis vaata kehas viiakse vedelik välja süskariga, et siis nagu see hästi tähtis osa on see mineraalainete nagu toomine, et mina olen ka ostnud eraldi mineraalainete pulbri, kus on siis kaalium, naatrium ja magneesium sees. Ma joon päris tihti, et see võib ka nagu tegelikult seda keto food nagu alla tuua põhimõtteliselt, et see üleminek võib olla hoopis keeruline. Kas sa teadlikult võtsid mingi mineraalainet juurde ka, kui sina tegid seda muutust? Ei, ma lihtsalt panin ohtralt soola toidu peale. Okay. Ma neid mineraalaineid kui tabletina või mis iganes olen üsna halb võtja, et ma üks päev võtan, siis 2 päeva unustan, siis tuleb jälle meelde, siis jälle võtan. Et suures pildis mul on lihtsam mitte võtta ja kui tunnen vajadust, siis jälle võtan seal mineraalvett näiteks või siis panen soola rohkem toidu peale ja sellega olen siiani veel päris hästi hakkama saanud, et ei tule mingeid krampe, siin ei hakka pea valutama, et õnneks on minul üsna lihtsalt läinud see. Et kindlasti mõnel võib-olla ei lähe nii lihtsalt, seega soovitan ikka võtta neid asju juurde. No see on jah see, et kindlasti peab silma all nagu harjumuste mõttes ka, et kindlasti sa tead, see külmkapis on alumine sahtel, teinekord sa paned sinna ja unustad ära, et sa ei näe, et seal on midagi. Ma ise olen teinekord mingi avokaadod unustanud või mingid asjad nagu, et tuleb meelde, kurat, ma pidin seda võtma. Et ma üritan nagu neid asju nagu silmal hoida, et harjumus tekib ära, siis ma võtan nagu kohe, et mul nagu see hommikul see mineraal Himalaia soolt veeklaasi sisse, nagu automaatselt toimub kõik see vee joomine on mul nagu just seda, et mul on alati mineraalvesi nagu käepärast ja ma panen eraldi veel pulbrit siia sisse. Et see on nagu hästi oluline osa see mineraalainet tarbimine, kuna siis lihas funktsioneerib tänu elektriimpulsi ja elektriimpulsi juhivad kõige rohkem naatriumi ja kaaliumi suhe. Ehk siis lihasjõudlus võib tulla mineraalainetesse, eriti seda, et kui sinu spordiala nagu see on mingi oluline osa, et mis süsivesik ei aita seda jõudlust nagu energiat lükata, vaid aitab see mineraalainet närvisüsteemis. Ja see on nagu hästi oluline, mida ma ka üritan inimestele rääkida, et see soolad annavad selle energia tegelikult. Jah, et siin tihtilugu inimestele kästakse nii-öelda vett juua, et siin 2 liitrit päevas ja mis iganes, aga tihtilugu joovad nad ikkagist valet vett, et tegelikult peaks jooma mineraalvett, mitte lihtsalt tavalist siis kraanivett või mis iganes vett siin pakutakse. Igi on soolane, kui sa nagu keelega võtad, et see on sool, et sul vedelik, mitte vesi ei kao ära lihtsalt, sul kaob nagu sool ka ära. Aga kuna praegu siis on see töödeldud toitu nii palju, vaata, siis on see, et soolatarbimine on nii kõrge, nagu arvatakse vaata seda, et selle on tulnud see, et vähendame soolatarbimist ja nüüd kõigile see mentaliteet, et sool ei tohi ju juua ka või mis asja. Et ma saan toiduga nii palju, et see. Aga siin nagu saakski nagu selle viimase, et ütleme, et kui sinuni tulebki klient, suvine hooaeg praegu, enamus kliente on sul mehed, eks, aga tuleb trenni, ma tahaks nagu kaalust alla saada, et kuidas sa nagu alustad selliste klientidega või kui tuleb sinu juurde inimene? Kõige enam ikkagist tuleb mingid eesmärgid paika panna ja ajaline limiit ja siis kõige lihtsam aga samas ka kõige raskem on vaadata see toitumine üle, et tõenäoliselt keskmine Eesti mees siin seda A. Le Coq'i purki ikka teleka ees natukene joob, et tuleks see ära jätta ja kõige lihtsam viis on veel suhkrud ära jätta. Ja tõenäoliselt, kui need alkohol ja suhkrud välja jätta, siis see kaal ka juba peaks hakkama langema. Ja see trenn on minu meelest, eriti veel meestele seal kõige lihtsam osa, et meestele tõenäoliselt suuri raskusi meeldib tõsta. Ja jah, et toitumine on ikkagi see, millega
on kõige lihtsam keharasva langetada, et see trenn on ka tore asi, aga et kui toitumine pole paigas, siis trenni võid teha ükskõik kui palju, aga see rasv ei kao kuhugi, et jah, et eks see on jah, see noh, siis okei, alkoholijoo võetakse see alkoholivaba, mis praegu need igasugused magusad joogid juba vaata alkoholivabad, et need on põhimõtteliselt sama nagu see fruktoos on see magus, et see läheb ainult nii-öelda maksa sisse ka ainult. Maks töötleb ainult fruktoosi, puuvillasuhkrut ja sellepärast hästi palju nagu juba noored on rasvunud, millest ma nagu räägin, et see naturaalne puuvillasuhkur räägitakse, et on nagu võib-olla tervislikum, aga tegelikult on nagu hoopis sama efekt, mis on alkoholiga tegelikult. no just ja noh, neid on kõike neid suhkruid ja mis eriti just joogi kujul on, neid on nii lihtne ka üle tarbida, sellepärast et noh, sul ei ole mingit täpselt mingit kogust ees, et nii palju suhkrut seal on sees, et sa ei näe seda, sa ei tunne seda ja siis sa nagu joodki ühe pudeli ära, jood teise ära, aga janu on ikka, jood kolmandaga ära ja siis hakkab see kaal tõusma ja siis lõpuks oledki siin 100+ kilo. aga okei, sul tuleb trenni inimene umbes ja okei, ta mingid harjutused, ütleme, et 3 põhiharjutust, mida nagu sa võib-olla teed või on nagu iga inimene individuaalne või kuidas sa nagu neid harjutusi nagu üles ehitad või kuidas sa lood mingi kava või kuidas sa nagu sellega lähened muidu inimesele? Ma kava teen siis pigem sellise kogu keha kava esialgu ja siis sealt ma juba näen, mis on selle inimese nii-öelda tugevamad küljed, mis nõrgemad küljed ja siis vastavalt sellele saan muuta või siis, kui tuleb lihtsalt klient, kes ütleb nii, et ma tahan nüüd suuremat ülakeha või siis noh, just meesterahvas, et tahan suurt rinda, suurt biitsepsit, siis noh, hea küll, eks ma saan selle ka mingil määral teha küll enam-vähem vastu enda tahtmist, sellepärast et see ei näe väga ilus välja, kui sul on suur rind ja suur biitseps. Et aga jah, et ma suudan, noh, proovin ikkagist inimesi sinna suunas liigutada, et nad noh, oleksid üleüldisemalt tervislikumad ja et siis oleks ka toonust. Et nii-öelda otseselt suuri muskleid ma kellelegi peale suruma ei hakka, et aga tervise mõttes peaks ikka liigutama ennast ja siis trenni tegema. Et noh, mingeid selliseid eraldi harjutusi on üsna raske välja tuua, sellepärast üks saab rinnalt suruda, näiteks pole randmevigastust, teine inimene ei saa, siis peab sinna mingi alternatiivi mõtlema. Ja kuna neid harjutusi on ka niivõrd palju, siis on päris põnev isegi mõnikord oma kliendile teha mingit uut kava. Et saan ise vaadata ja proovida mingeid harjutusi klientide peal ja saavad nemad natukene targemaks ja on neil ka trenni natukene vahvam teha. Ja kus sa põhiliselt nagu pesitsed oma treeningutega, kus sa on olnud eratunde? Suurem osa on ikka mul HC-s, et väljapool HC-d ma väga ei anna. HC Gym on see. Just HC Gym, see on siis seal Sikupilis ja Linnamäe teel, et seal on väga hea varustus ja saab rohkem kui vaja on neid masinaid seal nii-öelda ja saab igast erinevaid asju teha, et üsna hea varustusega jõusaal Eestis. Okei. Selge. Ja praegu võtate kliente juurde ka, et ei ole nagu täis, eks? Ja loomulikult, et kui selleks suveks vormi ajamine on hilja peale jäänud, siis järgmiseks suveks saame väga hea vormi siitmaalt juba. Kuna see muidu hakkab see vormi ajamise suve ajastamine, kuna need inimesed tulevad, siis kuna see hetk nagu on, et okei, see 1. jaanuar, aga siis tuleb mingi väike paus, kus siis on aprillis või kuna see ärkamine ja siis järgmine on tavaliselt? No, eks see suur hooaeg hakkabki alguses jaanuaris, siis kõik käivad seal nädal-kaks ja siis nii kuu-poolteist jah, enne suve mõeldakse, et kuule, nüüd peaks jälle ennast kätte võtma ja siis tulebki sihuke surnud ring, kus nad siis iga mingi aja tagant tuleb jälle kuskilt seda motivatsiooni juurde, nägid mingit videot või mis iganes ja siis tuleb isu peale, siis 2 nädalat käivad ja siis on jälle puhkus. Et nii kahjuks ei saa, et pigem on mõistlik ikka alustada vaikselt, kui suure hooga peale lennata, et see 5 korda nädalas käimine täiesti võhikule on ikka pigem väga suur töö. Et niimoodi 2 korrast alguses piisab või isegi 3 ja siis sealt saab alati juurde võtta asju, aga ära jätta asju
tekitab ju inimesel endal ka siukse läbikukkumise tunde ja siis ei tahagi lõpuks trenni tulla, sest noh, ma 5 korda pidin käima, 4 korda käisin, et ma ei taha enam, ei ole ikka minu jaoks. Okei, ja viimane asi, et mis sul nii-öelda siis praegu need suuremad eesmärgid on, et sa võistluskuus, milleks sa treenid praegu, et mis sul nagu eesmärk selle toitumise karnivooriga ja mis sul nagu sihuke tulevikuvaated on selle võistlemise koha pealt? No sügisel on plaanis uuesti Eestis lavale astuda ja seekord siis teha täielikult nii-öelda carnivore prep siis, kus ma ainult siis valgu ja rasvadega olengi, et või noh, õigemini siis liha ja rasvaga. Ja peale selle rohkem hetkel ei olegi, et kuna need pigem käib minu elu nende võistluste järgi kui teistmoodi, et siis ma teen selle võistluse ära ja siis on võimalus, et valikus veel, et lähen ka kevadel lavale. Aga seda ma vaatan alles peale järgmist võistlust, et mis enesetunne on ja kuidas tujud on ja. Okei, ja samamoodi kui inimesed tulevad, siis sa ka nagu see karnivoori toitumist saad nagu siis tuua nendeni, et natuke rääkida sellest või jagad siis selle kohast ka mingeid soovitusi, eks ju, toitumise koha pealt, eks? Ja noh, selles mõttes, et kui ikkagist keegi huvi tunneb, et võib alati uurida, küsida, et ei pea kartma, et kui minu juurde trenni tulla, et siis ma eranditult ainult liha annangi süüa teile, et ma teen ikkagist tavalisi toitumiskavasid ka, et sellepärast ei pea muretsema. Et aga kui kellelgi huvi on, siis kindlasti julgelt küsida ja. Aga sa lähened nagu selle toitumiskava natuke erinevalt kui need võib-olla nii-öelda siis tavapärasest võib-olla, et õigemini, kui sa nagu vaata, sa süsivesikut sööd vähem, et siis on nagu see mentaliteet on nagu vähe nagu teine, eks sa soovitad nagu natuke teistmoodi süüa või mis erinevus sa näed selle koha pealt või? No eks ikka ma uurin ja küsin, et äkki tahab proovida siukest madala süsivesiku sisaldusega dieeti, aga noh, kui ei taha, siis ei ole ka midagi, et ma oskan ka täiesti nii-öelda normaalseid toitumiskavasid teha, et sellepärast ei pea muretsema, et aga alati on uus või noh, huvitav proovida midagi uut, ja kui sobib, siis miks mitte ja kui ei sobi, ei ole ka hullu. No sinu koha peal lihtsalt nagu, et kui sa mõistad seda, vaata, et see süsivesik nagu ei ole, siis tegelikult minu silmis on ka, et noh, et neid osakaalu võiks nagu küllaltki palju vähendada, mis praegu soovitakse, kuna see siis insuliin on madalam, see tähendab seda, et sa põletad rohkem keharasva, et iga mehe eesmärk on mitte ainult nagu musklit kasvatada, vaid rasvaprotsente musklite pealt ära ka saada, vaata, muidu nagu lõhud seda trenni küll, aga nagu seda ei paista välja, tegelikult on näha ka ju ikkagi, et selles valdkonnas ka inimesed, mida vanemaks jäävad, seda rohkem seda rasva tekib peale tegelikult. Et nad teevad trenni küll, aga on näha sihuke kohe rasvaprotsente palju suurem. Jah, noh, nagu inglise keeles öeldakse, et you can't outwork a bad diet, seega toitumine on ikka kõige alus, et. Kuule, aga sellega on nagu just hea lõpetada ka. Et igatahes ma lõpetuseks soovitan sulle edu siis selleks võistlusteks, et see, ma arvan, siin teistel ka siin, Miina ka samamoodi siis teeb ka keto peal, läheb selle võistluste peale vist ja et on huvitav näha nüüd, et sügisel rääkida teiega, et kuidas see läks ja kaugele jõudsite, mis koha saite, et siis edu sulle, Kevin. Jah, aitäh. Kuule, aga siis järgmise korrani. Jah, loomulikult.